Täna räägime sellisest õnnetusjuhtumist, mida me nimetame kokkupõrkeks metsloomaga. Paraku on see Eestis üsna levinud õnnetusliik ja antud juhul on auto kokku põrganud metsseaga. Metssiga võib kaaluda üle 300 kilo, mis on ligi kolmandik selle auto kaalust. Ja nagu me juuresolevalt pildilt näeme, siis selle kokkupõrke tagajärg on kõike muud kui lihtne. Veel hullem võiks olla kokkupõrge põdraga, sest et põder on kõrge loom ja kipub sattuma auto esiklaasi pihta juba ning see on juhile veelgi ohtlikum. Antud juhul on tegemist meil karantiilise alla 2 aasta vanuse autoga, mis on nagu tänapäeval kombeks, mida uuem mudel, seda turvalisemalt ehitatud ja seetõttu võime lugeda, et auto konstruktsioonist tulenevalt on ka reisijaga kõik väga hästi ehk juhiga, aga kogu remondi peale kulub meil selle auto puhul orienteeruvalt 5000 eurot, sest et vahetada tuleb üle 30 varuosa. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et selle remondi maksumus on 5000 eurot, siis see on keskmiselt 10 aasta kaskomakse. Nii et siit tuleks teha igal autoomanikul järeldus, et kaskolepingu sõlmimine teatud olukordades on ikkagi väga-väga kasulik ja õigustatud. Ütleme nii, et see on päris kole pilt selle auto juures. Kuna me võime tulla kaameraga uuesti tagasi, ehk kuna see auto valmis saab, mulle tundub, et see võtab ikka omajagu aega. Jah, paraku sellise avarii remont ei käi nüüd liiga kiiresti ja meil tuleb arvestada kindlasti vähemalt 2 nädalaga, kui mitte rohkem. See sõltub ka sellest kindlasti, mis aja jooksul suudame varuosad tarnida.